6. käik. Tere kallid rallisõbrad, on 18. aprill neljapäev ja see tähendab, et on algamas Horvaatia ralli või õigemini juba käib, sest testikatse on juba lõppenud. Meie, nagu ikka, 6. käigus ralli nädalal oleme eetris 4 päeval nädalas. Saatejuht täna Gunnar Leheste ja kuni laupäevani välja. Pühapäeval võtab Eigo Kaljurand järje üle ja võtab siin jutud kokku oma erinevate auhindadega, nagu tal kombeks on. Ja teisel pool lauda mul nagu ikka ekspert Roland Poom. Tere, kena pärastlõuna. Tore on näha sind jälle siin. Sa käid nagu kuu varjutus. Juhtub nii, jah. Aga püüame ennast parandada. See 3 korda on juba nagu 3 korda parem. 3 korda parem kui muidu. Kuidas siis vahepeal on läinud? Oled midagi ralliga seoses ka teinud? Ralliga seoses, las ma mõtlen. Kui eelmine saade siin eelmise ralli ajal sai natuke Urmaga räägitud ja vist saates ka sai korraks öeldud, et ma seal ta garaažis käisin ja siis oli selline loll mõte tuli pähe, et peaks hakkama ka ralliautot ikkagi korraldama endale, nii et natukene nagu mingeid mõtteid saanud siin mõelda. Oled see sponsorite ukse taga käinud? Jah, põhimõtteliselt, et ma siin pean oma vanu häid tuttavaid sõpru piinama hakkama jälle, aastaid on nad saanud puhata must, aga tundub, et sellest pisikust lahti ei saa, et ikkagi natuke tahaks kuskil midagi teha. Et kindlasti ma ei ole plaan hakata siin täis, ma ei tea, Eesti meistrivõistlused võib-olla sõitma, aga ma arvan, paar rallit aastas on selline, et võib-olla ma saan. See on nagu miinimummaht, millega ma suudan edasi elada, et midagi saada, et tundub, et jah, ilma rallita elada ei saa vist. Kas saad juba midagi välja hüüda, et kus me siin näeme siis või? Vist praegu otseselt ei saa, et see on ilmselgelt on see selline pikem protsess, kui üritada, kui tähendab, autotki pole veel. Et siis on natuke pikem protsess. Aga ma tean, et kindlasti Saaremaa ralli on mu lemmik, nii et mine tea. Eelmine aasta me tegime seal ka Delfi seda nii-öelda laivi, siis ma ütlesin Rauno Paltseriga koos. Siis ma ütlesin Raunole, et ma ei soovi rohkem teha seda, et see oli 200 autot peaaegu ja see oli nagu hommikul hakkasid saatega pihta ja öösel lõpetasid, nii et nüüd siis oleks aus vabandus, et ma tulen hoopis sõitma. Äge. Vaata, et Rally Estoniat ei sõida? Ei, ma jah, nii kõrget asja ma ei sõida. Ma ilmselt ostan mingi pool rondi, millega sinna peale ei lastagi. Ei, mul on ka vahepealne aeg päris põnevalt läinud ja ralliga seoses olen teinud nii palju, et käisin Üvesküles. Jaa, ma nägin. Toyota Gazoo Racing rallitiim võttis meid vastu. Mina ja siis Rally Estoniast paar tegelast. Tehti meile tuuri tegijaks, nagu ikka, selliste külaskäikudega kõiki suju, alati nagu õlitatud, et kõik on vastas, kõik on lilled värgid. Sa ootasid, et sind võetakse lilledega vastu. Ühesõnaga, jõudsime sinna kohale, jaapanlanna tuli välja, tere, mina tulin teile vastu, nüüd tulge minuga ja seiske siin. Jaapanis on kord nagu paigas, kui seisad siin, siis seisad siin. Ja siis me ootasime seal natukene aega, siis suheldi seal selle Hansuga, kes on Toyota rallitiimi pressiesindaja ja see Hans siis saatis meile ülevalt korruselt järgmise mehe, kes meid siis tuurile pidi viima. Ja tuli, tere, meil on Taavi. Taavi. Siis ta ütles, ma olen Kalle Roompere insener. Okei. Vägev. Teeme loo. Ja kusjuures ma täna vist nägin seda loo pealkirja või eile kuskil. Jaa, loe ka, et hästi kihvt karjäär ja kuhu vend on jõudnud, et alustas TTÜs tegi seda tudengi vormelit, siis edasi liikus Põhja-Euroopa mingeid vormelisarju, oli seal Ralf Aroni, Paul Aroni ja nendega ja siis 2016 kandideeris Toyotasse, kõigepealt öeldi ei, aga pool aastat tagasi helistati tagasi. Pool aastat hiljem. Helistati tagasi, et davai, junior inseneri koht, sinu. Siis oli Lappi insener, oli 1 aasta oli Latvale insener 2019 ja aastast 2020 on siis Kalle Roompere. Päris võimas ju. Väga võimas. Ja elab Jyvaskylas. Ei tea. Ütles, kodu on tal ikkagi Eestis, saarlane. Okei. Aga 200 päeva aastas on eemal
et enamus ajast on ikkagi kas reisil või siis Jyväskyläs. -hmm. Aga pull oli see, et seal ei tohi ju telefoni võtta isegi tuurile kaasa, et alguses korjati kokku või? Sa pead jätma sinna ikkagi ette ruumi, jah. Erandkorras ma sain loa lindistada, mida siis Taavi selle tuuri ajal meil rääkis. Okay. Aga loomulikult ma pilti tegema ei hakanud, et ma ei hakanud riskima seal oma eluga. Aga kuidas oli siis? Oli nagu, kuidas see välja nägi siis? Suur hall, ma kujutan ette, siis oli seal hunnikus juppideks võetud Toyota Yariseid. Jaa, pull on see, et millest autot hakatakse ju kokku panema. Torudest, aga torud saabuvad sul põhimõtteliselt Selveri korvis, noh. ja see korv pannakse sinna ja davai, hakka nüüd autot ehitama. Ja on teada, et 10 nädalaga on see auto valmis. Aga see on nii sisse õlitatud lihtsalt see masinavärk. Kas selle info said, et mitu Toyotat, Rally 1 Toyotat neil on? Ei tea? Vist ei saanud. Okay. Ja. Aga pean üle kuulama, äkki see on kuskil veel. Mul on veel üks lugu tulemas, oota. Tavai. Ja siis Rally 2 auto, no see vist saab natuke kiiremi valmis, sest see raam on juba tuleb... No see tuleb nagu kohale, ikkagi tänavased auto kerega, ehitatakse seda. Aga noh, seal koha peal viibides sa saad aru, kui tiimisport on ikkagi ralli sõit, et kui sul üks mees, võtame suvalise logistiku, paneb mäsa, siis sellest sõltub ju kogu tulemus. Ja, muidugi. Laomees ei leia juppe üles. Juba on delay. Juba ei saa auto õigeks ajaks valmis. Ja kujutad ette, kuidas see kõik võib lõppeda esimeste kilomeetritega. See nädalaid, 100 inimest pluss näeb vaeva. Ja kui nüüd... Aga siis sul on ka Katsuta ja Ožee veel võtta. Jah, seda küll. Aga lihtsalt nagu mõelda, et kui nagu lihtsasti see kõik saab lõppeda, mille nimel kõik nad vaeva näevad, et ma ei tea, võtta mingi ringrajasari või midagi, et selles mõttes see tõenäoliselt seal midagi juhtub, sõidad seal ringis kõik, sõike, mis seal ikka juhtub, aga see rallis kuidagi metsa vahel, seal on nagu, sa ei tea mitte kunagi, mis sul seal kurvi taga ootab ees ja see, ütleme, see kõik on nagu kõrna jää peal nagu liikumine alati, et see on lahe, et selles mõttes see tase on nii kõrgeks aetud, et tegelikult ka sõitjate tase sellega on nagu nii kõrgeks aetud, et ma arvan, kui me võtame siit kas või 15-20 aastat tagasi, et see tase võrreldes selle ajaga on nagu ikkagi, me räägime nagu 0, sekunditest ainult, mida suudetakse võtta mingitel katsetel tagasi, et see on päris raju. Jaa, kohtusime siis Jarmo Lehtineniga, kes on selle tegevjuht vist oli selle õige nimi, aga ühesõnaga ta majandab kõike, mis seal majas toimub ja natukene kaugemalegi. Ja tema andis väga toreda intervjuu, mida saab Delfi Spordist kuulata-vaadata. Üks küsimus lõikasin välja igaks juhuks, sest pidin andma Toyotale veel vaadata selle video. Ennem ei saanud üles panna. Aga küsisin, et kas, Jarmo, et kas sina oled Hyundai tiimi tehases käinud? Ei. Absoluutselt mitte. Ja vastupidi, et kas Hyundai inimesed on siin käinud? Teadaolevalt mitte. Umbes selline oli vastus. Okay. Et eks seal ole ka omad saladused. Kindlasti, ma arvan, et ega sa ei tea, et ühel hetkel kuskil järgmine mingisugune, mis need Soome populaarsed meeste nimed on? Jukka tuleb, koputab uksele, ütleb, et tahaks tuuri saab, ja tegelikult see on Jukka Hyundaist, et seda ei tea kunagi. Sakslase näoga. Jah, täpselt. Siis eesti keelt kuuleb päris palju selles majas, et seal on nii mehaanikuid kui ka osakonnajuhte isegi ja müügijuht, Rally 2 autode müügijuht on ka eesti keelt kõnelev. Tegelikult, okei. Aga kusjuures Toyota Rally 2, minu meelest kõik tulevad Eesti numbrimärgiga lausa. See on huvitav, seda ma olen näinud, ma arvan, 10 ja testiauto oli samamoodi Eesti numbrimärgiga ja teatavasti Rally 1 autot vist ka siiamaani on äkki Eesti numbrimärgiga. Nii et siin registris nad kõik on. Jaa. Ei, kihvt. Läheks veel ja oskaks rohkem isegi küsida. No minu küsimused olid sellised üldisemad, vaata. Aga siis Urmo ja Janno seal ikkagi suskisid vahele oma spetsiifilisi teljevahesid ja palju on
ülekande mingid asjad ja no, minu jaoks kõik hiina keel. Sa mõtlesid, et kas auto veereb ikka või? On rattad all? Mind huvitas lihtsalt, et mis siin nagu toimub. No. Mis asju te ajate siin? Jah, mis asju siin ajate. Ja nüüd koputaks Hyundai'le ka, et saaks võrdlust näha tegelikult. Päris äge oleks, tõenäoliselt eks nad ikka teevad ju. Aga võib-olla see sinna kontaktide loomine, kuidas sinna saab, on veidi keerulisem, et kui Jyvaskylas on pooled eestlased, siis seal võib-olla on mõni üksik või? Ma ei tea, kas on üldse? Ja M-spordis on ka käimata. Mina olen M-spordis käinud. Jaa, M-spordis on päris äge siin kodune, ma ütleks. See Tovenby Hallis on seal... Mis asja? Mis asjaoludel sa sinna? Mis see aasta oli? 2016. Ma sõitsin Läti meeskonnas ja siis selle Läti meeskonna juhiga me läksime, sest tegelikult ma kirjutasin ka, tegin legenditrenni kõikidel Briti rallidel, mis seal tol ajal olid, oli Mead Wales, oli mingi Šotimaa ralli, kuskil ühesõnaga ma käisin mingi 4-5 korda vist käisin seal ja siis ühel korral me läksime M-sporti ka vaatama, mis seal lihtsalt toimub. Tegelikult oli ka lihtsalt tuur põhimõtteliselt, et seal Martins Zenitis, temal mingi tuttav seal siis töötas ja lasi sisse. Kihvt. Ja. Aga räägime Horvaatiast ka. 4. etapp ja meil on siis seis ju selline, et Thierry Neuville'i aasta tundub tulevat vähemalt 3 esimese ralli põhjal. 67 punni on temal koos ja Elvin Evans jääb temast maha vaid 6 punktiga. Adrien Formeau, temal 46 punkti ja Ott Tänak 33 ja 4. koht. Kuulasin siia tulles ja ka hommikul trenni tehes erinevaid podcast'e, mis arvatakse välismaal meie mehest. Ja üldse. Ja läbiv narratiiv nii sellel autosport.comi podcastil kui ka Dirtfishi podcastil Spin. Autospordil on väga geniaalne pealkiri muidugi podcastil Gravel Notes. Päris lahe. On selline, et Ott peab nüüd hakkama panema. Ja ega see ei ole lihtne positsioon, kus olla, kui sa tead, et sa pead hakkama panema. Ja eriti Horvaatia ralli võib-olla on selles mõttes ka hästi ebamugav, et tegelikult ju ainuke, kes sealt saab väga, kas nüüd väga mugavalt, aga pigem nagu mugavalt tulla on Thierry Neuville. Ja tegelikult juba Shakedownil oli näha, ma arvan, selle mõne kilomeetri peale, kui ma julgen öelda, vähemalt 5, 6, 7 kurvi, mis olid korralikud lõikamise kurvid, et oli sellist mulla pealt lõikamist, oli killustiku pealt lõikamist ja siis tulen 4. autona või 5. autona või millal ta tuleb ühel hetkel. Et see sõit on üpriski ebamugav. Küll tegelikult peab Shakedowni esimese ringi põhjal müts maha, et ta suutis sõita ikkagi Neuville'i aja üle, mis oli ääretult kõva tulemus, aga kahjuks ma arvan, et see ikkagi nagu rallil sedapidi see asi minema ei hakka. Aga selles mõttes, jah, Horvaatia ralli, kus nüüd hakata panema, on ikka jube ebamugav koht, kus seda tegema hakata. Selles mõttes ma pigem nagu ei soovitaks, ma arvan seda, aga ilmselt Ott teeb ise ka. Ja sa pead hakkama panema esiteks sellepärast, et sa tahad enda positsiooni ju sellel, sa tahad ju tiitlit. Loomulik selge. Ja teiseks sa pead hakkama panema sellepärast, et selles tiitlis on praegu kinni sinu enda tiimikaaslane. Ja kui see kaua niimoodi läheb, siis sorry, aga sa oled teine number selles tiimis. Ja tegelikult ju ma arvan, et mitte kunagi ei ole, võtame selle M-spordi algusajad välja, et ei ole Otile ilmselt meeskonna tiimi juhi poolt natuke nagu noomitusi jagatud, et tegemist on ikkagi maailmameistriga, et kuidas sa noomid maailmameistrit, siis Hyundai's vähemalt läbi uudiste sai lugeda, et seda tehti. Mingi näpujubutus oli, jah, ma täpselt sõnastust enam ei mäleta, aga jah, see oli kuidagi, see öeldi viisakalt ikkagi, aga ikkagi nagu mainiti ära, et nagu vaata Neuville'i, et niimoodi tuleb asju ajada. Ja selles mõttes ma arvan, et see on ikkagi võib-olla rohkem nagu ego pihta ja ebamugav sellist kommentaari saada, kui keegi tuleb sulle tegema, et kuidas need päriselt olid, me ei tea, meie saame ainult sellest lähtuda, mis oli ajakirjanduses. Ja võib-olla üldse nii, et omavahel räägivad enne läbi, kui keegi läheb ajakirjandusse ja ma ütlen sellist asja, et keegi solvuks on. Arvesta sellega. Ja selles mõttes see võibki vabalt nii olla ja Otil oli jumala savi ja ta teadis, et see nii on.
Nüüd on meil telefoni otsa saanud ootamatult Jaan Martinson, kes on lõpetanud äsja intervjuu Romet Jürgensoniga. Pärast kuulame Oti intervjuud ka, mis on juba Delfi spordis üleval. Aga räägi nüüd, Jaan, oled koha peal, me korraks eile rääkisime, sa kirusid neid meediatingimusi ja seda Service Pargi logistikat. Räägi nüüd kuulajatele ka, mis seal täpselt toimub. Ühesõnaga, Zagrebi kesklinnast umbes 25 kilomeetri kaugusel on ülisuur kaubanduskeskus. No ütleme niimoodi, et 1,5 ülemiste keskust, vaat et rohkemgi. Siin on jäähall, siin on keeglit võimalik mängida, siin on isegi go-kardi rada ja kõik niisugused. Umbes 1 miljon poodi üle ei lugenud, aga umbes sinna kanti on. Ja nende poodide vahele on siis ära peidetud pressikeskus, akrediteerimiskeskus, rallikeskus, kohtunikud, kõik, et mõelge ise, tähendab, te lähete, siin on Zara pood ja siin on mingi prillipood ja siis Voila meediakeskus, sealt läheb edasi lastekaubad ja nii edasi. Kõlab nagu midagi, mida T1 keskuses saaks teha. Mida? Ei kuulnud? Kõlab midagi sellist, nagu Tarmo Hõbe võiks T1 keskusesse püsti panna? Absoluutselt, jah, kuigi see on täielik pornograafia ja kõik kiruvad seda, aga sellel on ka väga konkreetne põhjus. Eelmised 3 Horvaatia rallit olid paigutatud konverentsikeskuse kõrvale, oli rallipark, konverentsikeskus oli siis kõik see ametiasutusi täis, aga seal on väga tihe liiklus, rallimehed jäid ummikutesse, see oli üks probleem. Teine probleem oli see, et rallipark oli nii-öelda kruusal, kuigi tegelikult niisuguse mullal ja muul asjal ja kui hakkas vihma sadama, siis läks kõik ääretult mudaseks, aga kuna tegu on asfaltiralliga ja siis olid slick-treffidel kõik igasugused probleemid ja muud asjad tekkisid. Ja 3. põhjus oli siis ka väidetavalt see, et kaubanduskeskus andis rõõmuga kõik need ruumid tasuta siis rallikorraldajatel üle ja kusjuures need ruumid, need on kõik on paigutatud ümber selle kaubanduskeskuse, ehk siis nad ei ole mitte kõrvuti, aga ilmselt seal on kuskilt mingi pood nädalaks välja visatud ja siis sinna on ehitatud kõik igasugused muud asjad. Aga siin kõrval kohe on kenasti rallipark ja see on küll väga hea, suur asfalt maas ja kõik on lõppkokkuvõttes häpid ja õnnelikud on ka kindlasti kaubanduskeskuse inimesed, sest siia on oodata ikkagi tuhandeid fänne ja äkki keegi ostab ka midagi, kas koerale süüa või lapsele uue mütsi. No täna oli sul meediapäev ja meediahommik, meedia pärastlõuna. Kuidas jutud on, mis on need peamised teemad, millest kõneldakse? No eks kõik teevad suuri silmi ja käivad küsimas teised ajakirjanikud, et mis on Ott Tänakuga lahti ja kõik ikka ootavad, et Ott tuleks ka suurde mängu tagasi, siis oleks asi märksa põnevam, sest ei ole ju vahva, kui ainult 2 meest, Riine Vill ja Elfin Evans või MM-tiitli pärast võitleksid, aga muidu räägitakse siin jutte, et kuidas siin Horvaatias olud on ja kas lund hakkab tulema, aga ilmselt ei hakka, sest legendi kirjutamise ajal oli ikkagi lumi maas siin teatud kohtades ja jää oli ka kenasti asfaltil, nii et olud olid täitsa hullud olnud, aga praegu on siin umbes öösel niisugune 5-6 kraadi sooja ja praegu väljas on 13-14 kraadi, et liigset suve ei ole. Ja siis palju räägitakse ka ralli tulevikust, ma sain M-spordi bossi Rich Milleneriga, sain väga hea intervjuu, kus ta rääkis kõikide autotootjate eest, mis ilmub lähipäevil, kus ta ütles, et asi on tegelikult katastroofiline ja ütles, et juhul, kui rahvusvaheline autoliit tõesti kavatseb need praegused autod nii-öelda ümber ehitada, ehk siis võtta ära hübriidsüsteem ja teha seal ka kohendusi ja
ja tagapiiba vähendada ja kõike muud, siis ütles, et võib juhtuda, et aastal 2027 meil ei ole mitte ühtegi autotootjat enam MM-sarjas. Ja kui ma küsisin, kas temal on raha kõikide nende ümberehituste jaoks, sellepärast, et see ei ole lihtsalt nii, et võtad selle 100-kilose kasti välja, aga auto tuleb kenasti tasakaalu saada, siis ära klattida need jahutuskambrid, mis jahutasid seda hübriidsüsteemi kõike. Küsin, kas tal selleks raha on. Ta ütles, et ei. Temal selleks raha ei ole ja ta teab, ütles, et I know, et teistel tehasetiimidel ei ole ka raha. Okei. Aga on nad siis oma pahameelega otsustajateni viinud või ainult meedia vahendusel kiruvad? Ei, nad on ikkagi, neil käib läbirääkimised, aga nad ütlesid, et neil on suusad sellepärast risti läinud, et FIA ehk siis Rahvusvaheline Autoliit tahab rohkem tiime MM-sarja ja nad leiavad, et seda tuleb teha kohe ja probleem ongi selles, et kõik on nõus. 2027 uued autod, uued reeglid, mitte mingit probleemi ei ole. Teeme ära. Ja ta ütles selleks, et auto korralikult välja töötada ja valmis ehitada 2027. aastaks, tuleb hakata 2025. aasta keskpaigas juba esimese samme astuma. Aga selleni on sisuliselt aasta aega, nii et seal on segadust palju, aga vaatame, mis sellest saama hakkab. Aga praegu on Horvaatia ralli ja rääkisin Romet Jürgensoniga ja hästi huvitav intervjuu oli, et ta ütles, et jah, et läks nagu õppima junior WRC sarjas, et vaatame, kuidas esimese aasta ära sõidame, aga Rootsis oli ta teine ja asfaltirallidel on ta ka hea olnud ja ütles, et pärast Rootsit seadis eesmärgid ümber ja nüüd ei ole õppimisest enam juttugi, vaid ta tahab olla igal MM-rallil esikolmikus. Ja strateegia tuli ka paika tal panna kenasti, et kuidas kus rünnata, kus katsevõiduga siin Horvaatias punkte noppida ja ütleme tunni 1:30 pärast saavad kõik siis Delfis Romet Jürgensoniga seda intervjuud kuulata ja siis kohtusin Normega esimest korda ja hästi sümpaatne rallimees, et loodan, et ta jõuab kaugele ja püsib seal pikalt. Jaa, sellistega on ju tore komandeeringus käia, aga lõppu siis kulinaaria minutid ka ikka, et mida pakutakse ja kuidas maitseb? Tead, ega ma eile õhtul käisin söömas kanasnitslit, päris hästi oli tehtud, et see oli nagu niisugune tundus, et niisugune väike rookõht eriti tüüri ei olnud, aga selgus, et seda on hirmus palju ja siis ma läksin ikkagi täis keraga üle, aga mis meeldivalt üllatas oli muidugi õlle hind, et isegi meil hotellibaaris maksab õlu kõigest 2.50 toop ja õlu on tõesti väga hea ja käisin siin kaubanduskeskuses ka natukene ringi ja seal oli igal pool hinnad väljas ja ütleks niimoodi, et osad kaubad on odavamad kui Eestis, osad kaubad kallimad kui Eestis, hüppasin toidupoodi sisse ka, aga seal on niisugused väga head pastad ja pastakastmed ja kõik on oluliselt poole võrra odavamad kui Eestis, et kahju, et ei saa lennukisse tonnide viisi kaupa tuua. Pead lisakohvri registreerima endale? Jah, aga see oleks igal juhul täiesti arvestatav rahaline võit. Aga kuule, ootame siis Rometi intervjuud ja lõpetame sinuga tänaseks ära ja homme õhtul jälle. Ja loodan, et siis saan ka rohkem kulinaarseid elamusi välja pakkuda. Ja mine ikka mõnda rahvusrestorani ka, mis sa selle kanasnitsiga pusserdad seal? No tead, ma olen nii vana, ma ei viitsi sealt hotellist välja minna ja autoga ei saa selge see, et sõita, sest õhtusöögi juurde käib alati ka klaas veini või kann õlut ja ma ei tea, kuidas need liiklusseadused on, aga igaks juhuks riskima ei hakka. Mõistlik. Horvaatia politseiga nalja ei ole. Just.
Kuule, aga olgu. Ogier sai seda omal nahal ju tunda, mis oli 2 aastat tagasi, kui avarii põhjustas. Taheti juhi load ära võtta ja siis ta põgenes ju politsei eest. Mäletate seda video? Ikka. Lihtsalt ja siis tuli suur jama, et kuhu ta läks ja ta ütles, et ma sain politsei žestidest valesti aru, aga politsei oleks talle hakanudki trafikviitungit välja kirjutama. Mees oleks jäänud lihtsalt kiiruskatse starti hiljaks. Ja. Vot nii. Kuule, olgu, nägemist. Näeme. Sellised jutud siis Jaanilt Horvaatia politseiga. Olen isegi kokku puutunud. Ma ise olin siis selline kämbu 14. Käisime isaga Ossiekis jalgpalli vaatamas ja seal toimus vennastumine mingis paaris kohalike fännidega, aga need juhtusid olema sellised hierarhias vähe kõrgemal kohal kui tavakodanikud. Ei taha öelda päris maffia, aga midagi selle sarnast. Ja üks siis ütles, et oli seal nagu võetud ja suuremad mehed loomult võtsid, mina 14 aastane. Vaatasid pealt? Võib-olla Anti lusikaga seda vahta ühesõnaga siis öeldi, et ma viin teid hotelli. Vend oli ka võtnud korralikult ja eks ta sõitis niimoodi seinast seina. Täpselt seinast seina. Ja see jäi silma ühele politseinikule. Aga pärast jutuajamist politseiniku ja siis selle maffia lõhnaga inimesega politseinik otsustas, et võite minna. Sõitke siis lõpuni, aga vaiksemalt. Okei, tavaliselt ei tasu väga midagi hakata või? Või siis oli sõber. Või oli sõber, jah. Ütleme nii, et olen kuulnud ka, et kusjuures Eestis hiljaaegu veel on selliseid asju juhtud, nii et võimalik igal pool. Võimalik igal pool. Aga mis me Jaani jutust kõrva taha paneme, et lugesin seda, mis puudutab seda Service Parki asukoha muutmist, et Jaan ütles, et konverentsikeskusest kabamajja, aga Horvaatia meedias vähemalt serveeritakse seda küll, et see kruusa peal Service Park ei sobinud kohe üldse, ei näinud kena välja. Ma kusjuures ei mäleta seda eelmise aasta telepildist, et see nii suur probleem oleks olnud, et see mudaks oleks muutunud. Ma ka ei mäleta ausalt öeldes, aga võib-olla need halvad asjad ununevadki ja head jäävad meelde. Kui keegi ütleks, et eelmine aasta oli Horvaatias halb Service Parki asukoht, ütleks, et ei mäleta, ei tea, millest sa räägid. No Horvaatiaga minul tuleb keevalt meelde, et nende esimene ralli oli siis, kui see koroona pihtakas on. Ja siis vist saadeti sõnum inimestele, et ei tohi rallit vaadata, aga pikniku võite pidada. Ja see oli hull laulupidu oli. Ja. Rits rahvas oli. Kõik olid liinikute peal põhimõtteliselt, seal istusid ja nautisid loodust. Et ralli tuleb viia kohtadesse, kus inimestele korda läheb ja Horvaatias on seda siiamaani vähemalt olnud. Ja, nii on. Aga rääkides siis võib-olla meestest, kes võiksid hakata Horvaatias tempot seadma, siis kui pärast ennustamiseks läheb, siis mina lähen oma klassikaline Shakedowni top 3 järgi. Ehk siis Ogier, Evans, Neville. Jah, ma korraks jäin mõtlema, kas see on nagu mõistlik tõenäoliselt isegi... Ogier stardib 5. Ja. See võib täitsa okei olla. Küsimus tekib, kas võiks ka Formosi kuhugi vahele mahutada. Aga tegelikult, ütleme esimene päev tõenäoliselt peab Neville kasutama oma eelist ära ja ta teab seda ilmselt väga hästi. Et homne päev saab olema nagu selle ralli kõige olulisem päev tema jaoks, et tal on selge eelis. Kas ta suudab ära kasutada seda? Ei tea. Ogieril, Ogier teda ilmselt väga ei huvitagi, aga küsimus on selles, kuidas Evans järgi suudab tulla seal, kas seal juba natuke häirib teda miski või ei häiri pärast esimest autot. Ma arvan, et see vahe on nagu minimaalne, selles mõttes, et kindlasti mingid kohad on, mis Evansit võivad segada, aga puhtalt ütleme Shakedowni põhjal vaadates, siis esimest ringi näiteks siis võib teha järelduse, et ikkagi Neville tundis ennast mugavamalt praegu esimest ringi minna tegema. Et ma julgeks panustada ka sellele, et Neville teeb hea ralli, aga kas ta võib seda võita, ma ei tea. Ma praegu küll hetkel jääks vastuse võrgu, aga see, et Ogier siin kiire on, ma arvan, et see on suhteliselt tõenäoline, sest mehel on, ma arvan, selline purakas sees ja tahaks tulla ja nautida ja tahaks hea rallisõitu üle pikka aja.
Pluss on ka ju see, et meil lubatakse mingil päeval ka vihma ja see asfalt on seal niigi vahelduv. Ja kui me siia vihma ka veel juurde paneme, siis põhimõtteliselt 5 kattes jääb juurde veel. Ehk siis peab olema Sebastian, et hakkama saada nendes oludes. Just. Vaatan siin, et väga paljudel on 3. läbimine Shakedownis pandud ajaks 10.00. Ma vaatasin ka, et tõenäoliselt äkki seal on mingisugune error olnud, et ma ei tea, katse on korraks kinni olnud, ehk siis nii-öelda nominaalaeg. Tundub kõige tõenäolisem. No siis siin Ogier ja Neville'i vahele parkis end Shakedownis teisele kohale Elvin Evans. No võis ka arvata seda ju. Selle mõttes see oligi täitsa eeldatav, sest tegelikult Evans ju, kui üldse nagu Evansit rääkida, siis Evans on selle autoga saanud nagu hoo peale, kõik on hästi ja asfaldi peal ma julgeks öelda, et asfaldi peal ta on isegi kohati nagu mingitel raidil parem olnud võib-olla. Et nagu kindlasti top 3 ei julgeks teda ennustada küll, aga seal on probleem tekib sellest, et ma arvan, et seal on nagu rohkem kui 3 meest, keda julgeks top 3 ennustada. Evans siis Montes 3, Rootsis 2, Keenias 4 ja meie mees Ott 4. kohal Shakedownil ja tema tuleb siis Monte 4, Rootsi läks vett vedama ja Keenia ka sisuliselt midagi roosilist ei olnud, aga 8 koht ja pühapäeval ka natuke punkte juurde, aga no Formoost räägime või? Räägiks Formoost, sest tegelikult ju mees on Shakedowni 5 ja mis ta meil üldtabelis on? 3, jah. See on just enne lugesin artiklit, kus siis Wilson oli natukene mõtisklenud Formoo teemal ja tõi ka selle välja, millest me tegelikult eelmine ralli rääkisime siin, et Wilson tunnetab ära, kui nagu sõitjal on nagu rets pinge peal ja ta ei saa enam võib-olla oma mõtetega ja selle asjaga hakkama hästi. Ta on selle ära tunnetanud Oti pealt, ta on ära tunnetanud selle Evansi pealt ja ta ütles, et ta tunnetas selle ära ka Formoo pealt, et tegelikult ta nägi, ta teadis, et see potentsiaal on olemas, aga mees ei saa hakkama iseendaga põhimõtteliselt, et liiga rets pinge peal. Ja see switch tagasi Rally 2 auto peale tundub, et nagu toimis 100-ga jälle, et seda on teinud ka mingid teised sõitjad võib-olla, kellel ei ole see päris nii toiminud. Näiteks, ma ei tea, kas Lube vist ei teinud, aga ta oleks pidanud tegema. Et tundub, et see nagu teeb täisrestardi ära ja sa saadki minna kuhugi väiksemasse sarja, sa oled MM-ralli mees on ja sa tead, et põhimõtteliselt sa lähed, nagu Formoo läks PRC-d sõitma Briti sarja ja ta võitis kõik rallid ära. Ja tüübi enesekindlus on nagu raju lihtsalt. Ja siin ta tuleb ja teeb oma asja ja tulebki välja. Et see korraks tagasi astumine tundub nagu Wilsoni selline õige taktika hälet. Jaa, mul on see sama artikkel ees autosport.com, kus see algallikas on pärit, et see on päris mõnusat statistikat on ka välja toodud, et ta on praegu 13 punkti ees Ott Tänakust, keda ta M-spordis ju asendama tuli. Jaa, just. Ja teine, mis on päris raju number, on see, et oma praegu palju ta punni on kokku 46. Et tal on punkte 46, jah. Punkte juba rohkem kui terve 2022 aasta peal kokku. Jaa, ja kusjuures 2022 aastal ta võib-olla, mis oli mingi 13 punkte ainult äkki, võis olla, kui ma praegu õigesti mäletan. Väga vähe oli igal juhul. Et see mees teeb oma elu parimat karjääri ja juba on teinud selle esimese mõne ralliga, aga mulle meeldis tegelikult võib-olla selle artikli puhul see ka, et kui räägiti nüüd Horvaatias, siis tegelikult Wilson ütles, et top 5 on väga hea juba, mis tähendab, et nagu sellelt mehelt hoitakse kõik pressure maas, et tal ei teki stressi lihtsalt meeskonna poolt ka, mida on üli hea näha. See tähendab, et nagu pikas plaanis ta tõenäoliselt veab selle sama hea momentumi pealt selle hooaja välja, sest meeskond ei pane mingit survet. Ja seal samas artiklis minust oli ka veel mainitud seda, et kuidas Wilson siis nagu motiveerib teda, et tegelikult oli tagi siis Formoole öelnud, et sa võid ehitada oma meeskonna siit praegu üles. Kõik teevad täpselt seda, mida sina tahad. Näita, ma ei tea, et sa suudad mingid häid
seadistuskombinatsioone välja mõelda, näita, et sa suudad nende pealt siis tulemust teha ja kõik töötavad täpselt nii, nagu sina tahad, nii et selle pealt nagu see tundub, et see kogu kompott on seal praegu nii hea tegelikult, et ma julgeks öelda, et Horvaatia tuleb ka veel mega. Kindlasti ühel hetkel tuleb see mingi langusmoment, kunagi ei saa olla lõputu tõus, aga ma arvan, et see, kuidas praegu see kõik meeskond koos töötab sellise nagu poweri pealt, see Horvaatia võib ka veel üllatada. Loodame, et see ei lõppenud niimoodi, et hommikul kella 10 on juba mees kuskil põllu peal. Jaa, seda küll, aga kui juhtub, siis juhtub selles mõttes, aga ma arvan, et tal nagu potentsiaal on olemas siit veel üllatada ka siit veel, jah. Ei, tüüp ise on ka kihvt ja hoiame kindlasti pöialt. Ja tore on, et ju nagu kõik teavad, oli arstitudeng, sai rallisõitja, et see karjääripööre oli vägev ja ma arvan, et see, kui see lugu saab ühel hetkel lõppu, siis sealt on midagi suurt korda saadetud selles sportlaskarjääris küll. Ja selles mõttes, et ega tuleb ikka kindlustatud, et häid arste on ikka vaja. Alati saab arstiks minna tagasi, jah. Rääkides Shakedowni 6. mehest, Andres Mikkelsen. Tuleb välja, et Hyundai teab midagi, mida meie ei tea, et mees on asfaldispetsialist järsku. Ta ei tea ise ka seda minu meelest, et Hyundai teadis midagi, mida Mikkelsen ise ka ei teadnud. Ja siis Tanis Ordo tuleb Portugalist. See on, kui see uudis kõlaks tuli, nagu teistpidi võiks ju siis olla. Tundub, et nagu paberi peal aeti read sassi, et pandi Mikkelsen ja Sordo aetigi sassi kogemata, kui jagati rallisi. Kui see uudis tuli, et Mikkelsen sõidab asfaldirallisi, sellepärast, et ta olevat asfaldispetsis, tegelikult minust Mikkelsen ise ka ütles, et okei, et ma ise poleks selle peale tulki, et ma asfaldis on, aga kui mul antakse rallit, siis ma lähen sõidan ükskõik mis rallit. Aga kahju on tegelikult võib-olla selles, et me tõenäoliselt ei näe see hooaeg midagi eriti säravata poolt, et see sõit võib nagu suht lühikeseks jääda. Selles mõttes ma nagu tahaksin ikkagi pigem näha, et võib-olla hooaja jooksul Mikkelsen saaks päriselt sõita mõne ralliga, mida ta ise tahaks sõita, sest praegu on nagu halb tegelikult. See näeb nagu väga sedamoodi välja, et Mikkelsen ju tegelikult väga tahtis mitu aastat ralli üks autost saada ja eks siis Hyundai võttis lõpuks jutule ja ütles, et aga uju välja, me paneme su lihtsalt pea ees vette. Aga see tundub nii tobe selles mõttes, et aga Sunninen oli ka olemas. Sunninen oli selle autoga juba kõvasti sõitnud. Sunninen on rallit juhtinud selle autoga. Seal on kindlasti mingid asjad, mida me ei tea. Kas Sunninen hakkas M-i mängima või? Sest tal oli leping laual, tal oli ju kuradi poole hooaja pealt leping laual juba. Aga äkki Mikkelsen oli nõus sõitma tasuta. Pool muidu, jah. Jah, võib olla. Selles mõttes see, kogu see Mikkelseni lugu on nii veider, et seal pidi midagi juhtuma ja et tal sellised rallid veel see on tõesti väga imelik ja võime veel ka seda mõelda, et Sunninen oleks võtnud ka kõik vastu. Et kui seal tegelikult räägiti sellest, et Lappi ja Sunninen on nagu nii ühe profiiliga sõitjad, et tahavad sammu rallisi sõita, aga tegelikult on Mikkelsen ka see sama mees, kes tahab neid sammu rallisi sõita, mida tahaks Lappi ja Sunninen sõita. Et see switch, mis toimus, oli nii veider, kui üldse olla sai ja ma ausalt ei mõista üldse, miks see Mikkelsen seal roolis on, aga las ta olla siis ja kahju on tast natukene. No äkki osutub kasulikuks rollimängijaks mingil hetkel. No mine teada, lubas poodiumile siin rallil sõita. Aha. Ei usu, ei taha uskuda kohe üldse, aga ta ütles selle välja. Ta ütles välja selle. Aga jõudu neile. Absoluutselt, jõudu. 7. oli meil Takamoto Katsuta Shakedownil. Katsuta meil üldtabelis 6. Montes oli 7. Rootsi läks aia taha ja Keenias 2. Kas tuleb esimene võit? Ei, siit ei tule. Aga öeldakse siis Taka kohta nendes välismaa podcastides ka, et mehel oleks tark lihtsalt nagu lõpuni sõita. Jaa, ma olen jumal nõus ja tegelikult me oleme rääkinud sellest, ma arvan nüüd juba siin 6. käigu podcastis umbes 2-3 aastat. Et tal on kiirus olemas, tal on kõik olemas, aga ta ei suuda seda ära vormistada, et ta üritab ühel hetkel liiga palju. Ta on olnud, ma arvan, et jah, siin Safari ralli selle pealt nagu liiga palju ausalt öeldes ei hakkaks nagu sättima seda mõtet, et kas ta on nüüd valmis, sest tegelikult on ta Safaril alati hea olnud. Pigem tahakski näha selliseid keerulisemaid rallisi, nagu siin Horvaatia tulemas on või midagi muud siit hooaja peale. Kas see on päriselt nii või ei ole? Ma kardan, et ei ole ja ma tegelikult kardan,
et Takamoto Katsuta võib-olla ei olegi võimeline rallit võitma või? Rallit võitma ta on võimeline nii, nagu näiteks võitis Östberg ralli võib-olla, et kõik teised ees katkestasid. Aga ma arvan, et ta on ideaalne teise ja kolmanda koha sõita nii-öelda meeskonnas, aga esisõite kohta, et kus ta päriselt sõidaks ralli võitude peale ja sõidaks tiitli peale, seda ei tulegi, sellepärast, et tegelikult on tal nii kuradima korralik kogemus juba selle autoga all, aga millegi pärast see nagu asi kokku ei klapi, et ükskõik kui sümpaatne sõita ta on minu jaoks ka väga sümpaatne sõita, aga ma arvan, et tegelikult mingisuguseid järeldusi ju nagu ühel hetkel juba võime tegema hakata. Ma arvan, et ärme ralli 1 autodest rohkem räägi, meil on ikkagi 2 Eesti ekipaaži veel, Georg Linnamäe ja Romet Jürgenson. Georg Linnamäe, nagu paljud teised ralli 2 automehed, ei ole ennast WRC 2 kategoorias üles andnud, sest ralli on ju kuradema keeruline. Jah, ei taha punkte niisama raisku lasta, on ju. Et tegelikult minu meelest kohe peale rallit tegelikult, kui tehti Georg Linnamäega intervjuu, siis ta ütles, et järgmine ralli on Horvaatia, aga ärge arvake, et ma seal poodiumile sõidan, isegi Toyotaga, et minu meelest isegi, kui ma õigesti mäletan, et selline 7.-8. koht oleks juba hea, mis tegelikult ongi hea, sest konkurents on päris korralik. Ralli 2 autodes Shakedowni 7. Päris hästi pani on siis, et täpselt nii nagu lubas. Et jälle, tegelikult ma arvan, et Linnamäe puhul lihtsalt ära lõpetada see ralli ilma vigadeta, saada täiskilometraaž kätte. Ja kui ta teeb seda ilma probleemita, siis ta niikuinii ongi seal 7.8, ma arvan, et ilma pushimata ta seal on. Romet on meil Shakedowni ainult esimese läbimise teinud ja oma RC3 kategoorias seal 17. alles. Kui nüüd esimest ringi vaadata, siis ta oli vähemalt junior WRC arvestuses 4. Aga seal tõenäoliselt, nagu ma ka Jaani jutus kuulasin, siis seal on nagu kõik iga samm väga läbi mõeldud. Mis on ülitore, mis peabki nii olema, et ma arvan kõik eestlased, kes siin junior WRCs on käinud, tegelikult sellist tuge nad pole kunagi saanud, nagu Romet praegu saab. Et meie strateegiad kõik olid puhtalt meie enda loogika, omad mõtted ja vahest mõtlesime, et pohherme mõtte ka, et paneme lihtsalt nagu oleme ja teeme midagi. Et selles mõttes mulle meeldib, et see on kõik väga läbi mõeldud ja ma arvan ka see üks shakedown, kui sealt nüüd rohkem ei tule, see on strateegia, et reffe hoida. Sest teatavasti need reffid saavad suht kiiresti ikkagi otsa, et jääks ka pühapäevale veel mõni täisring uusi reffe alles, nii et ja tõenäoliselt ma arvan, et vähemalt pooled junior WRC meestest ei ole teinud testi ette. Tema tegi testi, mis tähendab, tal ei ole mõtet seda shakedowni seal tõmmata. Ta tegi ühe ringi ära, tehtud korras. Ja selle pealt ta juba saab minna, et tal on juba see nii-öelda hea asfalditunne all olemas. Jaa, ma teen ettepaneku kuulaks ära Oti intervjuu ja arutleks natukene sel teemal ka. Ja. 4 minutit see pikk on ja läheb käima kohe, kui ma vajutan play nuppu. Horvaatia rallit sul veel selg vastu seina ei ole, aga MM-sarjas on ikkagi olukord pingeline. Ütle, kas sul on ka nüüd rohkem pingeid sellega seoses, et sa jääd ikka punktidega üsna korralikult Järine Villist ja Elfin Evansist maha? Selline olukord kindlasti liigset enesekindlust ei tohiks anda, et kindlasti pinge on mingil määral olemas ja eks need nii-öelda jokkerkaardid on mängitud, et kui suures mängus olla, siis rohkem punkte justkui maha visata enam ei tohi, et see kindlasti on oluline, et nüüd tuleb panna head nädalavahetused kokku. Samas jälle Horvaatia ralli näikse sulle sobivat. Võitu ei ole küll tulnud, 12 kohta, 1 4. koht. Kas see, et see on hea ralli ja sulle meeldiv ralli, see võtab natuke pingeid maha, sa tead, kuidas siin sõita? Eks ralli on alati lihtsam, ega lõpuks ei ole vahet, mis ralli see on, aga kui sa oled varem käinud ja sul on mingid teadmised, et jah, eks meie jaoks teeb iga ralli jällegi keeruliseks uus auto nii-öelda. Just kui tuleb leida seaded ja tuleb leida see tunne, mis ralliks vaja on, aga kui sa ei ole eelmine aasta käinud, siis sul ei ole põhja, et sa pead justkui ralli jooksul selle leidma ja loodetavasti see tuleb varem, mitte hiljem. Et jah,
iseenesest hetkel peale testikatset ei saa öelda, et tunne kehva oleks, et eks see on siit ja sealt natukene võiks olla teisiti, aga suures pildis ma arvan, et me ei ole halvas kohas. Monte Carlos sa ütlesid, et seal asfaltil sai selle auto sõidetavaks, aga kas nüüd Monte Carlo ja Horvaatia ralli on täitsa kaks eri maailma või on mingisuguseid ühiseid punkte ka neil? Eks nad lõpuks on asfaldirallid, et see on ühine, aga suures pildis Horvaatia on ikkagi väga unikaalne, et isegi, et ta on kiire ralli, samal ajal väga vähe pidamist, palju üles-alla, nagu väga kuidagi mägine ja isegi trampliinidega, et suure hoo pealt teha ikkagi tehniline. Ma ei saa öelda, et ta mulle ei meeldi, kindlasti meeldib nii-öelda. Võita ei ole veel õnnestunud, et see on puudu, aga üldiselt kui auto on toiminud, siis tegelikult siin on hea sõit. Sa oled rallide järel öelnud, et see vahemaa, kus see auto on mugav ja kiire, kogu aeg laieneb. Kas nüüd Horvaatia ralliks on see nii-öelda vahe veelgi laiemaks saanud, et sa saad igas tingimustes ja igas kohas sõita nii, nagu sa tahad? Täna ei ole seda teadmist, me ei ole nii piisavalt sõitnud, et ei ole erinevaid olusid näinud ja seetõttu ka kogemus puudub. Mida legendi kirjutamine näitas? Vahepeal oli lund maas, aga vaevalt, et nüüd ralli ajal seda lund tuleb. Et kuidas katsed on ja kas seal on ka pahasid paiku? Katsed suures pildis on samad, mis nad siiamaani on olnud, et mõned lõigud vastupidi, aga jah, eks olud muutusid pidevalt, vahepeal oli lumi, aga õnneks rohkem tee kõrval kui tee peal, et see iseenesest suures pildis väga palju ei muutunud. Ehk siis eesmärk on ralli võita või vähemalt olla Neuvillist ja Evansist eespool? See oleks perfektne, kui ta nii oleks, aga eks näis, et täna, nagu ma ütlesin, sellise olukorras, nagu me oleme, raske on ette näha, mis tulemus on, et hakkame peale ja üritame kõigepealt alustada kuidagi mõistliku rütmiga. Ja hoiame kõik Ott Tänakule pöialt, et tal midagi selle ralli jooksul ei juhtu, sest on juba liiga palju juhtunud see aasta. Jah, eks ma ise olen juhtunud, nii ta on. Ise olen juhtunud. See väga tore intervjuu. Väga tore, jah. See on vist selle aasta mingisugune lugu, et Ott on kuidagi positiivne intervjuudel. No me oleme rääkinud siin, et natukene muutunud mees. Ja. Eks Jaan ka areneb. Jaan ka muutunud mees. Ja. Jaan on tubli. Aga see on, mis minu jaoks põhipoint on ikkagi see, et jah, sa oled sellel rallil küll varem nagu hea olnud ja isegi teise koha saanud, aga auto on ikkagi uus. Jah, selles mõttes on kindlasti teistel eelis, kes on nagu mitu aastat sama autoga sõitnud, et saab kasutada otse samasid põhjasi. No mida saab Ott teha, kas ta saab oma üle-eelmise aasta mingisugust mõtteid ja infot kasutada või ta hakkaks nagu Neuvilli mingid mõtteid seal koguma. Ma arvan, et teine variant ei tule kõne allagi, vaid pigem ta kasutab midagi, mida ta siis testis üritas luua endale. Aga eks see kindlasti nagu selles mõttes ebamugav on, et kui sa tead, et sa oled nagu teistes mingis osas nagu maas, on ju. Et teistel on mingi eelis sinu ees, et eks ta ebamugav olukord on ja nagu me enne rääkisime, et kõik see lugu tegelikult kokku, et nagu ta ütles, et nii-öelda 2 jokkerit on ära antud ja tegelikult kui nüüd tiitli peale mõelda, siis ma arvan, et tiitli võitjal ei olegi 2 jokkerit, vaid tegelikult on ainult 1 jokker. Et selles mõttes teoreetselt nagu on juba liiga palju ära antud. Aga mine sa tea, selles mõttes, et uus punktisüsteem on ikkagi ju halastanud ja kui me võtamegi praegu Keenia ralli, siis tegelikult tuli sealt täitsa arvestatav kogus punkte lõpuks. Et see uus punktisüsteem, ma arvan, võib nagu lüüa kõik kaardid täitsa sassi, et kui me oleme arvestanudki, et MM-i tiitlivõitjad tõenäoliselt sellise ühe vea teeb hooajal ja rohkem väga mitte, siis see aasta võib täitsa teistmoodi olla. Jaa. Mida oleks tahtnud Oti käest ka kuulda, et kuidas tema vaatest need järgmise aasta reeglid välja näevad, et juulini ei ole enam palju jäänud, ega Toyotas ka küsisin, et
mis siis juhtub, kui uued reeglid tulevad, siis öelda, et ega esimesest päevast peale tuleb nagu hagu anda autoehitusel. No ei, kindlasti muidugi, aga ma arvan, et ka tegelikult kõik sõitjad on öelnud, et see ei kõlba kohe kuhugi. Mõistan neid selles mõttes, et nagu võtate hübriidi ära, viskate mingisuguse midagi sinna asemele, ma ei tea, mis need sinna auku asemele panevad. Et selles mõttes see on ju ilmselgelt ebamugav harjuda jälle mingi olukorraga, ja võib-olla kõige hullem isegi ongi see aero, ma ise oma peas arvan, et see, et aerot nii-öelda tahetakse kärpida. Et see kõik tekitabki sellest tegelikult täitsa uue auto. Aerost rääkides, M-Spordil väidetavalt on uus tagatiib Horvaatias. Okei. Ma ei ole tähele pannud isegi testi, kas nad on midagi proovinud või ei ole. Et mingi uus arendus on seal taga. No Rootsi viimast hüppet mäletame, siis minu meelest oli ka üks M-Spordi auto, kes hüppas tagatiiva seal pooleks, et võib-olla siis sealt tuli ka see mõte, et võiks uue kasutusele võtta. Et siin Formooga seoses võib isegi äkki kiirust lisada. Ma arvan, et Horvaatia ralli on kindlasti väga vajalik ralli, kus mingit sellist uuendust kasutada, et tõenäoliselt ikkagi rohkem nagu downforce'i pakub kuskil ja Horvaatia on kindlasti koht, kus seda on vaja. Nii-öelda surujõudu siis, et auto rohkem vasta maad püsiks. Aga teeme ennustuse. Tead, minul vist Keenia jäi vahele. Jäigi või? Kurat, ma ütlesin sulle. Ma ei mäletagi, miks mul see tegemata jäi. Me peame seda otse-eetrist tegema. Sa laua taga lubasid teha. Ma ütlesin sulle saate ajal, et tee. No ma tõmban järgi, Siin on veel jäänud päris palju etappe. Mina teen siis nii, et ma hoopis panen Neuvilli esimeseks. Jaa, mõistlik. Ogier tuleb teiseks ja Ott on kolmas. Ja 4-5 tuleb ka panna, eks. Paneme siis 4. Formeau ja 5. Evansi. Vaatame. Mis sul? Ma pole teinud veel, aga telefoniga autosse nüüd ma kohe ei saa ära teha, ma loodan, et ma pärast mäletan, mis ma siin ütlesin. Tahaks panna ka Neuvilli esimeseks. Tundub, et ta on hea hoo peal. Teiseks, sa panid Ogieri, on ju? Oota, kelle sa kolmandaks panid? Kolmas kohe, ma tegin Power Stage'i ka juba ära. Kolmas on Ott. Kuidas sa panid sama, mis ma tahtsin panna? Ma ei saa sama panna ju. Miks sa ikka saad? Okay, 4-5 vahet ära. Ma tahtsin panna sama tegelikult, et Ogier, Ott ja 5. paneme Formeau ja 4. paneks mingi üllatuse. Mul on selline tunne, et Evans võib katkestada. Et Gregor Münster äkki? No ära mind vii halvale teele, nagu sa siin tahad seda vahel teha. 4. Andres Mikkelsen. Paneme Mikkelseni, ta lubas poodiumi peale sõita. Napilt jääb puudu. Ma kardan, et seda ei tule, aga ma võin praegu oma punktivärgid seal kõik tuksi keerata, aga anname võimaluse. Meil juhib siis, kus meie liiga seis on, 6. käigu liiga. Mul näitab, et mina olen 463. Kus mina olen? Seal on otsing. Annab otsida, Ei, seal on otsing olemas ju. Ja Roland trükin siia sisse, siis ma leian Roland Poomi 43. kohalt. Vaata, kus meil teised poisid on. Kaspar pole vist oma nimega. Siin on mitu Kasparit. Ja Eigo ei tee seal? Eigo on 4-8-9. Tal on ka Keenia vahele jäänud. No võt. Nii ikka ei saa, Eks ma pean siis hoidma lippu kõrgel. Aga ma tahtsin vaata, kes see juhib meil seda. Et tervitame ikkagi Armand Pihlakut ka. Kõva värk. Ta juhtis juba enne Keeniat, tundub, sest tal seda noolt üles või noolt alla ei ole. Aga jaa, kõva värk. Aga ajakava ka, vaatame üle, mis meid siis ees ootab. Homme äratus 9.28. Jah. Normaalne. See on täitsa niikuinii üleval juba. Ja 23 kilti paneme kohe. See on vist ka ralli pikim või? Jaa, korralik äratuses kohe hommikusse, nii et kes paremini ärkab. Ma arvan, et MM-sarjas ei tohiks olla seda, et kes paremini ärkab. Ma arvan, kõik peavad ärkama, kõik peavad olema parimas vormis juba esimesel katsel. Ja siis läheb edasi 9 kilti, 10 kilti, 16 kilti ja siis on ju huvitav see, et hakatakse seal on reegrupp kuskil kaugemal ja hakatakse tulema nüüd Serviceparki poole tagasi. Ehk siis
3, 2, 1 on ju? 1, 2, 3, 4 ja 4, 3, 2, 1 ja 16 kilti, 10 kilti, 9 kilti ja lõpetame jälle selle pikimaga. See viimane saab tegelikult olla päris huvitav, sest tõenäoliselt võib juhtuda, et treffid on päris peeneks heidetud juba, ehk tegelikult ma arvan, see 23. see teine pool katsest võib olla päris keeruline juba sõita. Ungari rallis ka räägime kiirelt või? No räägime kiirelt. Kuidas Jaspar rahule jäi? Võt ma ei teagi, aga uudised räägivad, et enam-vähem oli rahul, ref läks katki ja ERC juuniori teine koht. Kiirus oli hea ja tundus, et seal üks rootslane oli, kes nagu võib-olla oli seal kiirem kohati, aga ega vist ei olnud Jasparil ka nagu väga pointi seal pingutada lõpus nii palju, et katse võite võtta, et ma arvan, et päris hea tulemus tema poolt. Võitis siis selle kategooria Max McRae, kellele kohalik meedia kindlasti paneb pinged peale, aga jah, aga tundub, et ta on arvestanud sellega. Jah, kui su nimi on juba siuke, siis ela sellega. Jah, aga tegelikult üldvõidu peale käis ka päris äge andmine, et minu meelest seal 2 katset või 3 katset enne lõppu oli 3 meest, oli seal umbes 5 sekundi sees, oli Martin Sesks oli seal ja Tempestini võttis võidu. Ja keegi veel oli seal, praegu peast enam ei mäletagi, et Heikile oli ka seal soomlane kõvasti andmas, juhtis rallit, sõitis vedrustuse katki. Et seal tegelikult oli nagu täitsa põhimõtteliselt ralli lõpuni välja kõva andmine eesotsas ka. Seski ralli sai siis otsa 12. Eelviimasel katsel, jah. Juhtis rallit ja sõitis siis üks kurv läks veidi pikaks ja umbes sarnane asi nagu Eestis kasutatakse need antikat, need postid, et ühe tagumise rattaga läks sinna pihta ja vedrustus katki. Ega ka Horvaatias on neid antikatte päris palju. Ja. Mis mulle Shakedowni puhul nalja tegi, oli see, et me sõidame teel, kus käib ehitus. See oli veider, jah. Kõrval vaata tehti seda renni või kõnniteed. Kõnniteed vist ehitati, jah. Mis asja, Ja vahepeal oli tee oli täitsa nagu tolmune ja sopane, et ja mul jäi ka see silma, et huvitav, väga huvitav valik ja ma tegelikult hakkasin lugema, et mitu äärekivi katki läheb, et mis oli juba paigaldatud. Jah, kohalikel elanikel kindlasti peavalu, et ootavad, et saaks valmis siin suur arendus, aga mingi ralli lükkab seda veel edasi. Jah, just. et ma ei tea, on ju teisi teid ka, et peab siis sellel... No jah, olen sama meelt. Okei, lepime, et me oleme sama meelt ja lõpetame selle saate tänaseks ära ja kohtume siis homme õhtul sinuga ja kuulajatega. Ikka, homme õhtul jälle siin stuudios. 6kaik@delfi.ee, lööge kaasa, esitage meile küsimusi, seekord midagi vahele ei panegi. Et ootame sisulisi küsimusi, mis paneksid meid sisuliselt mõtlema. Nõus. Ja veel ei ole hilja liituda 6. käigu WRC Fantasy liigaga. Nagu näha, siin ka parimad unustavad, nii et täna jätsime parimaks peadega. võib tulla veel vabalt liituma. Aga jaa, kindlasti tuleb äge ralli. Ma arvan, et ei ole põhjust, miks ei peaks. Absoluutselt nõus. Kõik head ja homseni. Homseni. 6. käik.